No nii, tere põllumehed, tere tulemast tänasesse saatesse. Minu nimi on Marek Peensalu ja istun siin koos täna Jaanus Metsaotsaga ja vaatleme kombaine ja nende hooajaliste ettevalmistust, et kombaini hooaeg on meil täna ukse ees ja vaatame siis kombaine just selle nurga alt, et kui masinad on talve läbi seisnud, et mida siis peaks tegema enne koristusele minekut. Et Jaanus, võib-olla räägid ka mõne sõnaga, mis need põhipunktid siis võiksid olla, et Ma tegelikult vaatasin JD Linkist, et kui palju need masinad tegelikult hooaja jooksul töötavad, et need ei ole üldse palju, et väga vähesed kombainid saavad 400 tundi täis. Kuskil nad 350-400 tundi töötavad ja kui nüüd see masin ikkagist hooajal 20 tundi juba näiteks remondi peale läheb seal või midagi katki on, siis on tegelikult see päris suur kadu. Ja enne hooaega tasub igal juhul masinad üle vaadata, teha hooldused ära ja tihtilugu on niimoodi, et ega mehed ju väga palju selle hoolduse peale ei panusta, et väga paljud kliendid on sellised, kes ajavad just 2 päeva enne viljalõikust masina välja ja lähevad põldu. Aga nüüd kui me räägimegi sellest just, et mõni mees helistab siin paar päeva ennem, et ma nüüd lähen põldu, et tulge vaadake mu kombaini üle, et mida me siin ise teha saame just selle koha pealt, et Me oleme iga aasta tegelikult välja pakkunud ju ekspert-tšeki, et meie mees tuleb kohale, vaatab masina üle, teeb varuosade pakkumise, kuluosade pakkumise ja samas oleme ka hoolduse ära teinud. Aga kui nüüd põllumees ise tahab oma kombaini üle vaadata, siis ma ei tea, kui otsast peale alustada, siis hakkame eedrist peale, et eedri terad, eedri sõrmed, siis eedri seadistused, kui seal midagi katki juba on, tasuks kindlasti välja vahetada. Eks ongi jah, et kõik algab ju tegelikult isegi sellest, et kus kombaini hoitakse, et kas teda hoitakse sisetingimustes või välitingimustes, eks see välised tegurid mõjutavad ju ka kombaini päris palju, et ei ole ju iga kord ei sõltu ainult sellest, kuidas teda viimati kasutatud on või mis katki on, et ilmataat ju niikuinii põllumeeste elus mängib kõige suuremat rolli, et teinekord on jah seal välised tingimused ka, et mõned pinnad võivad ära roostetada ja ütleme, kui seal päike paistab peale rihmadele või midagi võib ära süüa mingid materjale, et siis tulebki hooaja alguses ju vaadata üle kombaini, kui me siin räägimegi heedrist, on ja heedril vaatame üle kõigepealt terad, kindlasti seal on vaja mingeid määrimisi teha, kaksikteo sõrmed üle kontrollida, kindlasti on võib-olla murdunud mõni seal pooleks, et seal ju teo sisse jäävad need purunenud kaksikteo sõrmed, et need kindlasti üle kontrollida. Ja mis ma siin ise olen teinekord teinud, et ikka vikatit ka vaadata nagu sellise pilguga ja neid sõrgasid, et kui see vikati tera ikkagi sõra vahel liiga palju loksub, et siis oleks mõistlik välja vahetada kas terad või sõrmed ise, et kui see lõige ikkagi korralik ei ole seal vahel, siis ta jääb nagu, vikati latt jääb nagu närima, et siis oleks mõistlik võib-olla seal kas varuvikat sisse lükata või sõrad ära vahetada. Ja kindlasti on üks asi, mida kontrollida heedri kallal on hasplipiid, et jah, kes siin ernest koristab või muid lamandung kultuure, siis seal ju haspel ka teinekord päris palju saab peksa, et tuleks kontrollida üle hasplipiid, et kas nad on kõik ühe pikkusega, et nad ei oleks kõverdunud ja et hasplilatid ka oleks sirged. Ja samamoodi tegelikult kõik kettaajamid, et näiteks kaksikteo kettaajam sealt peasidurist, mis tuleb heedri küljes on, et selle keti lõtk liiga suur ei oleks, et seal kuskil tehase soovitusel kuskil 15–35 millimeetrit üles alla võiks see kett käia, et kui see on ikkagi rohkem, tuleb see kett ära pingutada või vajadus on siis lühemaks teha. Ja mis seal veel on üle käia, on kindlasti vikati kand, määrida, eks ju, määrimised kõik peavad olema tehtud. Jah, määrimiskaart on kombainil olemas, et selle järgi tuleks kõik ära teha ja tegelikult teooriast rääkida, et ega heedrist hakkab ju kõik peale, et see viljamass, mis kombaini läheb, see peab ikka väga ütlane olema ja heedrist, kui heeder paigas ei ole, siis ega see vili ei lähe ka ühtlaselt sisse ja sealt hakkavad need kaod tekkima ja võimsuskaod ja nii edasi. Just nimelt, et viljapeks algab alati heedrist, et kui heedrist ei edastata materjali korralikult kombaini sisse, siis ei ole see väljapeks ka
kõige efektiivsem, aga siit edasi siis võib-olla ongi meil kombaini kaldtransportöör ja kallaku elevaator, et kindlasti seal on ka mõned punktid, mida kontrollida, et kallakuketi pinksus ja kuidas seda vaadata, et kallakuketi pinksust peaks üldse vaatama niimoodi, et kui te vaatate neid kallakuketi ristlippe või latte seal, siis keskmist nii-öelda lippi vaadates, kui ta on selle esimese trumli suhtes nii-öelda, või trumliga paralleelselt, siis sellest kolmas latt peaks alles puudutama põrandat, et kui on nüüd varasemalt mõni juba vastu maad, siis kindlasti tasuks pingutada. Ja seal samamoodi nagu kettidega ikka, et pingutada, vajadusel siis lühemaks teha ja kui see ka enam ei aita, siis on tõesti vaja see kett juba välja vahetada ja seal peaks samamoodi vaatama ka neid kallaku latte. Et kui need on kõverad, siis kindlasti teevad nad seal kolinat ja tasub üle kontrollida see osa ka. Et on sul mingid tähelepanekuid seal? Kindlasti kallaku puhul seda, et latid otse jookseks on juhtunud niimoodi, et kett on viltu läinud või mida iganes, et latt peaks otse jooksma ja kui nüüd võtta see tagumine ja ülemine võll, siis seal on sellised plekid, mis ei lase seda viljamassi ümber võlli kerida, et kindlasti need plekid üle kontrollida, need vahed seal paika panna, et sellest sõltub ka väga palju, et see ülemine võll, ümber ülemise võlli ei koguneks igasugust asja. Jah, just täpselt, et kallak ka väga tähtis osa, aga sealt edasi juba siis võiks kontrollida üle siis kombaini peksumehhanismi, et esimene asi, mis ju peale kallakut kohe tulebki, ongi peksutrummel ja peksukorv, et seal peaks ka kontrollima, et see peksukorvi pilu vastaks tehase ettemääratud normidele, et ta peab eest olema laiem ja tagant kitsam, et igal ühel on see kasutusjuhendis kirjas, millised need pilud peavad olema. Kindlasti tasub üle kontrollida peksulatid, et seal ka, kui see rihvelpind on ikkagi kulunud, siis see ju mõjutab kombaini tootlikkust. Ja samamoodi siis peksukorv ka, et peksukorvi siinid, et oleksid ilma kivikahjustusteta, et iga kahjustus mõjutab, kui on ikka väga vanad kombainid, seal juba 4-5 tuhat tundi, eks ju, siis kindlasti vaja juba peksukorvid ka ära vahetada, et nad on juba vajunud nii-öelda lohku keskelt ka, et siis ja see jaotus ei toimi, materjali väljapeks ei ole ühtlane. Ja trumlilattide koha pealt kindlasti, et trumlilati selline piirmõõt on 6 millimeetrit, et kui alla selle on, et siis tasuks kindlasti trumlilatid ära vahetada ja kui te vahetate, siis kindlasti paari kaupa, et vastaskülgedel, et ei tekiks vibratsiooni. Ja peksumasinast nüüd siit kui edasi nagu vaatleme seda osa, siis klavkombainidel, eks ju, kindlasti separaatori korvid üle kontrollida, puistajad üle kontrollida, mis on nagu tasub üle käia ja loksutada iga-aastaselt on, eks ju, puistaja laagrid, eks ju, John Deere'il teadupoolest on nad valmistatud puidust, tammepuidust, mis on õlis keedetud, et väga vastupidavad asjad, aga aeg-ajalt tasub ikka seal taga neid loksutada ja üle kontrollida, et võib-olla vajavad vahetust, et see on selline väike väljaminek, mis tasub võib-olla teinekord enne hooaega ära teha, kui seal keset hooaega neid vahetama hakata. Ja samamoodi rootorkombainidel, eks ju, et seal samamoodi kontrollida üle need peksuelemendid, peksupiid, et peksutrumli elemendid seal samamoodi, et kui on ikkagi kuluvuspiir ületatud, siis tuleks nad välja vahetada. Et veel üks oluline asi ka siin, kui me räägime nii-öelda hooldamisest, siis tegelikult on ka palju võimalusi oma kombaini nii-öelda täiendada või tuunida selles osas, et kombaini tootlikkus paraneks. Ja kõikidele John Deere kombaini omanikele me oleme saatnud ka sellised kataloogid koju, kes on neid näinud, kes ei ole või kelleni ei ole need jõudnud, siis meie esindustest neid saab, aga selle lisavarustuse koha pealt jah, nii palju, et puistajate peale näiteks T-seeria kombainidel väga mõistlik oleks panna puistajate kõrgendused, aitab tootlikkuses oluliselt kaasa, aitab vähendada terakadu, et siiamaani oleme mõnedel masinatel katsetanud ja on saanud väga palju positiivset tagasisidet, aga Jaanus, võtame korra selle puhastussüsteemi ka läbi, et mida seal võiks nagu vaadata või kontrollida. Puhastussüsteemil kohe siin alguses, kui masin käima panna, kindlasti tasuks elektri poole pealt võib üle vaadata, et terakauandurid, et eelmisest hooajast kindlasti on jäänud sinna mingi sodi või õli või rapsiõli või midagi peale, et need kindlasti enne hooaega puhtaks saaks ja üle kontrollitud. Kui nüüd elektri poolest üldse võib-olla rääkida, et kindlasti kui kombain käima panna, et enne hooaega võib tulla massiliselt selliseid veakoode, millest te võib-olla aru ei saa, et iseenesest me oleme alati olemas, saab helistada, küsida, mis see veakood on ja mis see tähendab, et
eks see elektrisüsteemi kontroll on ka üks ekspertsekki osa, aga kui te ise teete, et siis alati meie käest saab info kätte, et mis see veakood ja mida ta tähendab. Ja, et seal võib olla ka väga palju erinevaid põhjuseid, kus need probleemid pihta hakkavad, et jälle see kombaini ladustamine, et kui kombaini pannakse ära niimoodi, et ta on pesemata täiesti, siis tekib ju see näriliste probleem, et siin on olnud küll juhuseid, kus ütleme, hiired ongi söönud ära heedri juhtmestikku, et pannakse sügisel uuesti kombainile heeder ette ja see teeb selle ees, mida ta ise tahab, et palju probleeme. Siin ma tahakski rõhutada seda ka, et kui te ikka kombaini ära panete sügisel, siis tehke ta nagu puhtaks vähemalt õhuga korralikult, et võimalikult vähe oleks närilistel sinna masinasse asja ja uskuge mind, et see on jälle siuke asi, mis nagu tasub ära hiljem, et sügisel on peavalu vähem, et eks see stress ja kõik tuleb ju hooga sügisel, kui koristus läheb lahti, siis on kõik korraga, et niigi on seal võib-olla kuivati, mis ei tööta nii hästi, vaja käima joosta ja kombain ja need asjad, et katsuks neid pingeid natukene vähendada ja et tegelikult kombaini sooritusvõime ka paljuski sõltub sellest, kui puhas ta on. Et kui ta on ikka puhastamata, siis ega see väljapeks ja just sõelaosa ja kõik need detailid, kui nad ei ole puhtad, siis nad ei pruugi töötada nii, nagu nad peaksid. Ja teistpidi kõik need mootorid, mis neid juhivad, sõela vahed, ütleme tuuliku pöörded, et need asjad kõik töötaksid, et enne hooaega need üle kontrollida kindlasti. Just, et ja tegelikult, mis on veel väga oluline kombaini juures kontrollida, on ju tegelikult rihmad, et selle poole pealt me ei ole veel seda teemat läbi käinud, et mis sa, Jaanus, seal koha peal? Rihmade koha pealt, no rihmad visuaalsel vaatlusel, et kas seal ei ole ragusid sees, kas ei ole mingit, ütleme, koorti välja tulnud, kas ei ole tükke välja tulnud. Ja teine asi muidugi pingutamine, et John Deere'il on selles suhtes lihtne, et pingutamist saab vaadata vastava skaala järgi, et igal vedrul on selline plekitükk peal, et kui nüüd pingutada täpselt selle vedru plekitüki pikkuseks, siis peaks olema rihm ka paigas, et selles suhtes on lihtne, et ei pea väga palju mõtlema. Aga just jah, see visuaalne vaatlus, et rihmad oleks korras, ei oleks õli peal, ei oleks tükke väljas, et muud ei olegi. Jah, et siin rihma elu ja pikkus ka ju sõltub sellest, kuidas kombaini kasutatakse, et kui kombain ikka mitu aastat järjest on märgades tingimustes koristanud, siis kindlasti annab see ka tunda nii-öelda varem, kui rihmad ära väsivad ja rihmadel samamoodi väliseid faktoreid, mis mõjutab seda, on ju näiteks transpordi tegemine, et siin suvel teadupärast pinnatakse teid hästi palju ja kombainid siin sõidavad ka nende värskelt pinnatud teede peal, sealt lendab kive, teinekord satuvad need täpselt rihmakiilu vahele ja võib sealt ka ära lõhkuda, et jah, selliseid kohti on, mida tähele panna. Aga kui nüüd rihmad on üle käidud, siin järgmine punkt võikski olla, ma arvan, selline perioodiline hooldus ja määrimine, et kindlasti kõik määrdeniplid üle käia, kontrollida üle kõik õlitasemed, eks ju. Kusjuures, mida on palju tehtud, on viga tehtud sellega, et hüdroõli taset on siin üle valatud, ma olen päris palju pannud seda tähele, et hüdroõli taset kindlasti kontrollige siis, kui kombaini kaldtransportöör on alumises asendis. Et tihti peale on tehtud seda, et kallak on ülemises asendis, seal on suured silindrid, palju õli on sees, vaadatakse, et õli on vähe, valatakse paak täis ja siis ühel hetkel avastate, et kombaini mootori juures kõik on õline seal, et hüdroreservaar lihtsalt hakkab üle ajama. Et jah, mõningad sellised nipid, mida tasub kontrollida nende asjade juures. Üks asi kindlasti, et kuigi see kombain ei tee üle 400 tunni või ütleme, ta ei teegi 400 tundi hooaja jooksul täis, et korra enne hooaega tasuks kindlasti ära vahetada mootoriõli, et mis siis, et see 400 tundi on hooldevälp tal, aga mina igal juhul sellisel kallil masinal iga aasta vahetaks korra mootoriõli vähemalt filtri ära. Samuti kabiinifiltrid, õhufiltrid üle vaadata, siis jah, käigukastifiltrid, hüdraulikafiltrid, hüdraulikaõli vahetaks jah, võib-olla 2-3 aasta tagant, seda iga hooaeg ei ole vaja, aga just, et mootoriõli, et saaks kindlasti enne hooaega ära vahetatud, siis oleks nagu hooaeg, ta veab läbi. Jah, võib-olla üks asi veel, mida peaks kombaini juures oluliseks, on kindlasti põhupeenesti. Eks ole, et seal ka tasub üle kontrollida, kas ei ole poolikuid eri näiteks sees. Üks kõige suurem vaenlane üldse kombaini põhupeenestile ongi see, kui näiteks lastakse kombainist kivi läbi ja põhupeenesti tera läheb pooleks. Et seal ikkagi see rootor käib kuskil 3500 pöördega ringi ja kui see on balansist väljas, siis laagrid peale seda on ka üsna kiired läbi minema ja järgi andma. Ja teine asi muidugi nüüd, kui te
leiate sealt mõne katkise tera, et samamoodi ei vaheta ühte tera, aga vastaspoolelt ka kindlasti teise tera ära, et see on seesama tasakaalu teema. Ja tegelikult põhupurusti on üks suuremaid energiaallikaid, mis kombain kulutab, et tegelikult kui need terad on nürid või on nad paigast ära, et sinna läheb ikka meeletult hobujõudusid. Ja kindlasti tasuks mõelda seda, et enne hooaega, kui ei kannata terasid ümber keerata, siis vähemalt uus komplekt võtta, et ma olen päris kindel, et hooaja lõpuks see kütuse kokkuhoid, mis terade vahetusest tuleb, et see kindlasti tasub ennast ära. Ja kindlasti jah, et mida kergem on lõigata, eks ju, see on samamoodi, aga kui sa vorsti lõikad ka nürinoaga ikka palju kauem kui teravaga, et selline lihtsalt eluline võrdlus, et kui te ise, kui palju te peate energiat kulutama või saate ju kohe ära näha, et tegelikult jah, nagu Jaanus ütles ka, et kõige suurem energiakuluta ongi põhupeenesti kombainil, et see võib vabalt ära kulutada kuni 140 hobujõudu seal suurtel kombainidel, et jah, mida kergem on selle asja töö ja kindlasti see ei ole ainult, ütleme, energiakulu, vaid teine asi on ka see, et mida te pärast kui põllu peal näete, et ütleme, agronoomi pilguga vaadates ka, et mida parem on see põhu peenestuskvaliteet, seda lihtsam on ju sellel põllule maha jäänud materjalil seal põllu peal ära mädaneda ja ütleme, see varis ja kõik, mis sinna taha jääb, et mida lihtsam on seda nii-öelda kultiveerida, seda parem on, ütleme, ka järelkultuuride külvamiseks, ja mis meil järgmisena siin veel võiks läbi käia on, eks ju, igasugused elevaatorid ja teod kombaini puhul, et siin samamoodi mõni sügise on koristatud siin kõvasti hernest teadupärast tuleb kombaini sisse palju mulda, muld teinekord lihtsalt akumuleerub siis elevaatori seintele või teo seintele ja moodustab sellise betoonilaadse kihi ja see materjal ei ole, ütleme, ei võimalda siis materjali liikuvust kombainis sees ja hakkab siis murdma neid teokaaresid ja asju, et siin samamoodi omast kogemusest võin rääkida, et on neid tigusid ju siin sügiseti lahti võetud küll ja veel, et ei ole väga meeldiv tegevus. Ja siin samamoodi, et kui me räägime kombaini lisavarustusest, siis herne koristamisel, kuidas vältida seda mulla nii-öelda sattumist kombaini on ju kõige efektiivsem moodus paigaldada siis spetsiaalselt sellised perforeeritud restid kombaini kallaku põhja alla ja elevaatorite põhjade alla, et mis siis herne koristusel nii-öelda välistavad selle probleemi, et kombaini sisse satuks mulda või peenteralisi taimeid, nagu seal, ma ei tea, näiteks sinep, et vilja kvaliteet, mis punkrisse tuleb, on ka lõppkokkuvõttes puhtam, et jah, kindlasti see ei tähenda seda, et neid ei ole vaja puhastada, et peab puhastama küll, aga neid detaile on oluliselt lihtsam puhastada, kui seal, ütleme, kombaini väljalaadimistigu pärast oma töökohalt välja võtta, et samamoodi elevaatori pingutused, et elevaatorit korralikult ära pingutada, kui ei kannata enam pingutada, siis lülid vahelt välja võtta, et kõik on nagu enne hooaja teema. Ja mida kindlasti tahaks veel rääkida on see, et tänapäeva kombainid, seal on ju meeletult kompuutreid ja displeisid ja selliseid asju, et tasuks enne hooaega kindlasti tarkvarad ära uuendada, et seda me teeme, seda me pakume kindlasti ka ekspert-tšeki puhul. Kui te nüüd enne hooaega ei ole seda teinud, siis oleks hea ikkagist meil korra sealt masina juurest läbi käia, kas või see hooldus koos siis tarkvara uuendustega ära teha. Ja just, et siinkohal ma tahaks tegelikult ise ka propageerida võib-olla seda, et siin paljud masinad on JD-Lingi moodulitega meil ju olemas ja tegelikult ei ole meile nähtavad, et siin me oleme teinud ise demopäevadel palju näiteid sellest, et kui seal mõni operaator jääb hätta oma masinaga põllu peal ja ei oska seadistada, siis seal 100 kilomeetreid võib säästa aega ja raha selle näol, et me saame nagu distantsilt teie masinat võib-olla paremini seadistada ja saame teile abiks olla, et tegelikult paljudel masinatel on need võimekused olemas, aga lihtsalt kuidagi ei teadvustata seda endale, et tegelikult kui see häda käes on, eks ju, siis on ju abi vaja, et ennem selle peale mõelda, aga võib-olla seal jah, peaks nagu ühendust võtma meie spetsialistidega, et need masinad ära aktiveerida, millel tegelikult see võimalus on olemas, et see on ju täiesti tasuta, et seal võit on ilmselge ja see on ainult teile, et ja teine asi kindlasti see, et üks asi on seadistamine, teine asi on veakoodid, et kui nüüd masinaga midagi juhtub, seisma jääb, et siis on meil lihtne JD-Lingi kaudu see masin üle vaadata elektrooniliselt, et veakoodid saame kohe kätte, ei pea kohale sõitma ja see samuti annab juba sellist operatiivsust ja aja kokkuhoidu meeletult.
me saame nagu eeltöö ära teha, enne kui me välja tuleme. ja just, ja mis veel on, mis nagu arvutitega võiks kokku käia, on see, et tegelikult on ju paljudel kombainidel suured need 26-30 monitorid kabiinides sees ja nendel on ju võimekus tegelikult teha põllupiire ja kõikvõimalikke saagikaarte ja niiskuskaarte ja need põllud nii-öelda ära dokumenteerida, et siin samamoodi meie spetsialistidega võib-olla ühendust võtta, et on ju võimalik võtta Priiast alla laadida need põllukaardid ja siis sisestada need sinna kombaini pulti, et ütleme, kui te lähete hooajale vastu, siis kombain juba teab, et näed, sellel põllul on see vili on maha külvatud, on ju, seal on põllupiir on juba ees, on ju, ega muud ei olegi, siis pannakse sordilokaator, kombainil lülitatakse sisse ja kombain võtab ka juba saadistused omal lihtsamalt ära, et noh, kindel on ju see, et ega kombainer ka ju korra aastas 30 päeva selles kabiinis veedab, et ega endalgi siin teinekord läheb meelest ära, mismoodi see kombaini seadistamine käib, et kui see asi nagu jälle käib, ütleme nagu poolautomaatselt, eks ju, siis on operaatoril ka seal mõnevõrra lihtsam kohaneda selle asjaga, et eks esimene koristuspäev on ikka selline väike sabin on sees ja vaata, kuskilt kivi sisse ei saa ja nii edasi, et siis vähemalt on mõned asjad, kombain saab olla tegelikult teie abimees, et kindlasti julgustan neid asju kasutama. Ja teistpidi hooaja kokkuvõttes on võimalik sealt näha masina töötunnid ära, palju ta transporti tegi, palju ta põllu peal töötas, palju ta koha peal tiksus, palju kütust kulutas, et kõik see info jookseb tegelikult läbi JD-Lingi teie enda arvutitesse, et see väike statistika on teil omal võtta pärast. Ja just, ja see on nagu jällegi teistpidi jälle kokkuvõtete tegemine on ju ka, et eks ju, kui sul mingid andmeid ei ole, sa ei tea, mida sa hooaja läbi oled teinud, et siis on nagu raske nagu mingid kokkuvõtteid teha ka selles osas, et kus on mingisugused kitsaskohad, et ütleme, noh, seesama töötundide vaatlemine on ju, et kui me ikkagi näeme, et hooajal kombain on täispunkriga põllu peal seisnud seal 10 tunde, ütleme, noh, siis ongi nagu koht see, et võib-olla peaks seda logistika poolt nagu natukene järgi aitama, et eks kombain on ikkagi see masin, mis peab ootama põldu, mitte põld tema järgi, et kui koristushooaeg käib, siis on vaja vili maksimaalselt hea kvaliteediga põllu pealt kätte saada ja võimalikult kiiresti sealt minema ka, et jah, et nende andmete põhjal on ju võimalik väga-väga palju järeldusi ka teha. No nii, Jaanus, aga siin laias laastus oleme nüüd kõik asjad üle käinud, et mis meil veel öelda on, et siin kindlasti pange paar nädalat enne koristust oma kombain käima, vaadake kõik asjad üle, andke aegsasti teada meie spetsialistidele. Kui nüüd on selline olukord näiteks, ütleme, et teil on ettevõttes tööl uus operaator, kes on esmakordselt kombaini peal tööl, et siis kindlasti saab ka meie spetsialistidega ühendust võtta siin hooajal või hooaja eelselt, siis võimalikult varaskult andke teada, et meil on ka siin tihe sagimine, et saame ju tulla teha koolitusi ka, et mis sa ise, Jaanus, arvad muidu, kuidas me oleme ette valmistunud tänaseks hooajaks ja kuidas viljasaak meie oleme hooajaks hästi ette valmistunud, meil on head mehed on olemas, meil on kõik varustus olemas, et just jah see, et te kindlasti masinad enne hooaega käima saaks panna ja korra nad ikkagi üle vaadata, et iseenesest ei ole veel hilja meie mehi ka kutsuda, et korra, kui tõesti hooldus tegemata on, teeme selle hoolduse ära, vaatame tarkvarad üle ja käime selle masina tehase juhendi järgi üle, et see on tegelikult ekspert-check on üle 100 punkti on, mida me masinal üle vaatame ja saame korraliku varuosade pakkumise teha masinast korraliku ülevaate kliendile, et igal juhul tasub see ära teha, et jah, enne hooaega masinad ikkagi käima panna ja nad üle kontrollida. Et ei oleks niimoodi, et homme lähen põldu, et siis on 100 häda kallal kohe. Ja nagu ütleb vanasõna, rege rauta ikka suvel, et tasub olla valmis hooajaks ja ma arvan, et sellega me võimegi oma tänase targa tehnika kodu kombainide erisaate kokku tõmmata, et kindlasti kuulake ka meie järgmisi saateid, anname palju asjalikku nõu, kindlasti kaasame siin ka koostööpartnereid ja võib-olla ka kliente oma tulevastes saadetes ja jagame siin oma teadmisi nii palju, kui jõuame ja jaksame, et oleme alati teiega ja koostöös saame ikka parima tulemuseni. Ja kui teil endal mingeid häid ideid on, siis andke teada meil kanalite kaudu, meediakanalite kaudu, et millest te soovite infot saada, et katsume vastu tulla. Just, aga edukat hooaega teile ja täname kuulamast. Näeme põllul.